Tulin küll 4. Me jäime 2 minutit hiljem. Ma jäin rohkem hiljem. Minge tee alla. Ma olen Karliga hakanud. Kõige kavaram vist pingi peal istuda. Mine alla tead. Ka ka. Mis pärast on tuleb? Seesama tipus, mis annab tagastama praegu. Ei, mitte tema. Seeseid vahet. Ja 20 minutit varem, kui nad ise tehtud. Proovivad tegema, et ei jooksu. Kõik olid võinud, et ei taha tuua isegi. For the backside. And one political flag is partly behind the flag. Having it's some kind of another newly formed political group or something. Italian independence. Mis sa küsis, mis vahe? Kus mis siin? Ja siin tuleb see kunagi üleval värgima Karl. Pargis. Tänane miiting on samuti võimude poolt heaks kiidetud ja tänane miiting erineb eelmisest selle poolest, et rahvuslipud saavad lehtida meie liiklused. Tänane miiting on kavandatud 1 tunni pikkuseks punktkõnedega. Püüame teha hästi kontsentreeritud ja ilma viperdusteta. Nimelt
peaks tingitud sellest, et osa inimesi ja võib-olla kogu meie pere soovib osaleda ka linnaäärses toimuvat rahvaõiguse koosolekut. Ja ma annaksin avasõnad esimesena sõna Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi algatajaliikmele Lagle Parekile. ERSP juhatuse teate. 20. augustil 1988. aastal toimus Viljandimaal Pilistveres Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei asutav koosolek. Asutajaliikmeteks registreerus 102 inimest. Võeti vastu ERSP põhikiri. Valiti 5-liikmeline ERSP juhatus. Mati Kiiren, Lagle Parek, Eve Pärnaste, Vello Salum ja Erik Udam. Valiti 21-liikmeline ERSP volikogu, kuhu peale juhatuse liikmete kuuluvad Jüri Adams, Tiina Hallik, Urmas Inno, Tunne Kelam, Aavo Kiir, Andres Mäe, Kalju Mätik, Viktor Niitso, Arvo Pesti, Raivo Piirak, Ants Pindis, Artur Ratas, Maris Sarr, Sander Siss, Ain Vares, Üllar Varik. Valiti 3-liikmeline revisjonikomisjon, Peeter Kari, Valev Kruusalu, Jüri Mikk. Valiti 5-liikmeline ERSP aukohus, Rein Aljukese, Valdur Ernits, Karin Inno, Juhan Teder, Kaja Tullus. ERSP asutava koosoleku pühalik osa toimus Pilistvere kirikus. Loodavat parteid tervitasid Läti rahvusliku sõltumatuse liikumine, Helsingi 86,
ja Helsingi 86 Riia osakond. Sündmust filmisid ka pressiklubi Glasnost esindajad Moskvas. Koosoleku vaheajal käidi Kilistvere surnuaial päästekomitee liikme Eesti iseseisvuse märtri Jüri Vimsi vastussõja monumendi juures ning asetati sinna lilli. Juhatus teeb ettepaneku 23. august rahvusõiguse päevaks. Kilistvere 21. august 1988. Sõna saab Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi liige Erik Udam. On avaldatud seisukohti ja artikleid Eesti enesemääramise küsimuses. Pidas Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei korraldav toimkond vajalikuks vastu võtta selles küsimuses oma seisukoht, mille ma loen praegu ette. Eesti rahvuse seisukohalt esmatähtsaks küsimuseks on rahvuse edasikestmine, mis on praegu vaieldamatult ohustatud välise surve tagajärjel. Edasikestmise eeltingimuseks on suur hulk kultuurilisi, poliitilisi ja majanduslikke võimalusi ning vabadusi, millised tagaksid Eesti rahvuse arenemise ja koha kõikide maailma rahvaste hulgas. Meie peame selle eesmärgi saavutamise kõige paremaks viisiks riiklikku iseseisvust, suveräänset Eesti rahvusvabariiki, milline oleks üles ehitatud demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamise vaimus, kus riigikeeleks oleks eesti keel ja kus austataks vähemusrahvuste õigusi. Me ei pretendeeri oma seisukoha ainuõigsusele. Tunnistame teiste rühmituste õigust pakkuda teisuguseid teid Eesti rahvuse tuleviku kindlustamiseks. Oleme nõus nendega diskuteerima ja koostööd tegema, kui ka nemad ei pea omi seisukohti ainuvõimalikeks ja eksimatuteks. Meie ei pea õigeks nimetada Eesti iseseisvuse taotlust separatismiks. Pigem võiks seda nimetada Tartu rahulepingu rikkumise lõpetamiseks, Teise maailmasõja käigus toime pandud rahvusvahelise õiguse rikkumiste tunnistamiseks ja Atlandi harta ellurakendamiseks. Praegu on rahvusvahelise leppimise ja pingete lõdvendamise aeg. 1988. aastal on leitud või peaaegu leitud lahendused suurriikide iseteadvust valusalt puudutavatele umbsõlmedele, nagu Nõukogude vägede väljatoomine Afganistanist, Iraani-Iraagi sõja peatamine, Kampuchea iseseisvuse taastamine, partisanisõja lõpetamine Kesk-Ameerikas ja Angolas. Miks ei võiks selles loetelus seista ka Eesti iseseisvuse taastamine? Nõukogude Liidu valitsus on hakanud kriitiliselt suhtuma stalinlikku välispoliitikasse. Lenini poolt Eesti Vabariigiga sõlmitud Tartu rahulepingu austamine ja Eesti iseseisvuse taastamine Nõukogude tohutud rahvusvahelist usaldust ja prestiiži tõestaks, et Nõukogude Liit pole enam see Vene impeerium, mida Lenin nimetas rahvaste vanglaks. Ka sisepoliitiliselt võidaks NSV Liit Eesti iseseisvuse läbi, sest vabaneks seega ühest rahvuste vahelise pingekoldest. Kuriili saarte küsimuses on NSV valitsus oma hoiakut muutnud. Loodame, et järgmisena revideerib NSV valitsus oma seisukohti Baltimaade küsimuses. Paljud suurriigid tunnustavad jätkuvalt de jure Eesti Vabariiki. Eesti iseseisvust toetava resolutsiooni on vastu võtnud Euroopa Parlament. Sellises olukorras ei pea me õigeks Eesti riikliku iseseisvuse küsimuse vaikimist või taotluste mahasalgamist praktikalistel kaalutlustel. Kas saab keegi toetada meie iseseisvuse nõue, kui me ise deklareerime, et me iseseisvust ei soovigi? Kui me ütleme lahti rahvusvahelisest tunnustusest, kuidas suudame seda tulevikus uuesti saavutada?
1888. aastal. Sõna saab Eesti Muinsuskaitse Seltsi kesktoimetuse liige Ivo Roll. Head kaasajatlased, Molotov-Ribbentropi pakti sõlmimine koos salaprotokolliga sai iseseisva Eesti Vabariigi lõpu alguse. See oli küüniline tehing, millest lõi käed kurat ja saatan ning selle tagajärjel ühes teiste rahvastega tõugati vägivaldselt Nõukogude suurimpeeriumi koosseisu ka meie rahvas. Nüüd on see kuritegelik dokument avalikustatud ja teie teadvusega tekib küsimus, mis saab edasi. Ennem kui ma püüan omalt poolt sellele küsimusele vastata, teeksin kõrvalepõikena mõningad mõtteavaldused selle impeeriumi suhtes, millesse me liidetud oleme. Kogu inimkonna varasem ajalugu on selgelt tõestanud, et taolised suurimpeeriumid on oma olemuselt absurdsed ning varem ja hiljem nad lagunevad. Nii on see 1/6 maast ja veest haarava Nõukogude Liiduvagi. Nõukogude Liit on loodud absoluutselt ebademokraatlike meetoditega ja iga tema praegune demokraatlik samm seab ohtu tema eksistentsi. Ma loodan väga, et perestroika annab Eesti rahvale võimaluse saavutada iseseisvus ilma vägivalda kasutamata. Sel ajaloolisel momendil, kui meie iseseisvusaade sai esmakordselt rahvusvabariigi kuju, see oli siis, kui Venemaa ja Saksamaa korraga kokku langesid. Arvestades tänapäeval maailmas välja kujunenud poliitilist reaalsust, me enam millegi taolisele loota ei saa. Kuid seda enam peaksime me praegu tähelepanelikult jälgima, mis toimub nende rahvaste seas, kes jagavad meiega ühist saatust. Ilmselt ei ole vaja mul hakata siin pikalt rääkima, kuivõrd oluline on meile ja mitte ainult meile praegu Armeenias toimub. Samavõrd selge on ka see, miks seal toimuvat meie eest niivõrd kiivalt varjatakse. Mul on hea meel, et möödunud laupäeval loodi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei. Nüüd peavad need oraatorid, kes siiamaani on pidevalt rõhutanud, et meil tuleb arvestada reaalselt välja kujunenud reaalsusi, nüüd peavad need oraatorid hakkama ise arvestama reaalselt olemasoleva ERSP-ga. Ja mis olulisem, lõpuks ometi on löödud mõra aastakümned valitsenud totalitaarsesse üheparteisüsteemi. Nagu me mäletame, organiseeriti hiljem nende inimeste vastu ajakirjanduses terve laimukirjutiste sari ja need ei olnud mitte ainsad survevahendid. Ma arvan, et nüüd, aasta hiljem, võiks õppetunnina avaldada toonastest passküüdidest kõige räigemad. Õppetunnina ajakirjanikele. Ja ma loodan ühtlasi ka seda, et täna siin viibivad pressiesindajad käituvad võrreldes möödunud aastaga hulga soliidsemalt, sallivamalt ja objektiivsemalt. Lõpetuseks esitan ma aga omapoolse nägemuse juba kõne alguses püstitatud küsimusele. Mis saab edasi? Meie vabariigis hoiavad poliitilise võimu juhtohje need, kes on otseses sõltuvuses vabariigist. Aga tundub, et siiski absoluutses enamuses on rahva hulgad, kes näivad uskuvad, et isemajandav ja poliitiliselt rippumatu Eesti on suure impeeriumi koosseisus võimalik. Ja sugugi mitte väike, ma arvan, et täna siin inimestest enamus arvab ja loodab, et Eesti saab areneda ja jääda püsima ainult iseseisvana. Nagu eelnevast üpriski
siiski lihtsustatud jaotuselt nähtud, on meil tänaseks päevaks välja kujunenud reaalne poliitilise mõtlemise pluralism. Tähendab, kui me tahame edaspidigi rääkida demokraatia arengust, siis ei tohi ükski olemasolevatest rühmitustest nõuda teistelt oma juhtiva ja suunava rolli tunnistamist. Kõik rühmitused ja liikumised peavad üksteisega diskuteerima võrdsetel alustel. Esimesteks sammudeks saama mitmeparteisüsteemi järk-järguline ellurakendamine ja selle pinnalt demokraatliku parlamendi valimine. Tänan! Järgmisena esineb Tallinna sõltumatu maleva esindaja Jaan Hatto. Tere päevast, lugupeetud kaasmaalased! Minu jutt tuleb õieti neist, keda me eriti ei märka. Märkamatuks püüavad nad jääda ka ise. Rohkem silma hakkavad nad äärelinnades, asulates, maakohtades. Neid reedab pikk kõrge plank, mis on rohmakalt värvitud või värvimata. Hoiatavad keelusildid, okastraadid, põritsevad vaiputad. Nüüd on vist kõigile juba selge, et tegemist on ühe nõukogude militaristide pelgupaigaga Eesti. Tänan tähelepanu eest.
nii nagu paljud teisedki rahvad, kes on Nõukogude Liidu koosseisus, on viimaste aastakümnete jooksul kandnud raskeid kaotusi. Isegi nendel aastatel, mida ametlik propaganda loeb rahuajaks, on Nõukogude Liidu koosseisu kuuluvad rahvad kandnud suuremaid kaotusi, kui kandis Saksamaa koos oma liitlastega teisest maailmasõjast. Paljuski on selles süüdistatud Stalinit ja tema lähemaid ringkondi. Kuid kahtlemata on Stalin inimkonna ajaloo üks suurimatest kurjategijatest koos oma kolleegi Hitleriga. Kui üksnes nemad ei oleks suutnud kõike seda toime panna, mis on toimunud. Väga paljud on süüdi nii ka lihtsalt käsutäitjad, lihtsalt tapjad kui ka paljud nendest, keda ennast tapeti, et nad õigel ajal vastupanu ei osutanud. Kui üks kirvega vehkiv vaimuhaige turuplatsil paarkümmend inimest ära tapab, siis ei maksa mitte teda sellest süüdistada, vaid neid, kes kõike seda pealt nägid ja mitte midagi jätnud tema takistamiseks. Minevikku me ümber teha ei saa. Seda saavad ainult Gustav Naani taolised teadlased. Aga tulevik on meie teha. Mida rohkem on neid inimesi, kes avalikult julgevad välja näidata oma eitavat suhtumist minevikus toime pandud kuritegudele, seda kindlamad võime me olla veendumuses, et ei Osventsim ja Buchenwald ega Siberi laagrid ei kordu enam kunagi. Sõna saab Molotov-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti grupi aktiivliige ja stalinismi ohvrite mälestusmärgi komitee aktiivliige Valev Kruusalu. Head inimesed, kallis Eesti rahvas, aja kulgu mõõdetakse mitte ainult päevade, kuude ja aastatega, vaid ka merde voolava vee hulgaga. Öeldakse ju, et mingist ajast on voolanud või mingi ajani voolab palju vett merde. Kui me nüüd heidame pilgu ainult aasta taha, möödunud aasta 23. augustile siinsamas Irvepargis, siis me võime tõdeda, et kogu merde voolanud vee hulk möödunud aasta jooksul ei mahu ühe aasta sisse, ka mitte 10 aasta sisse, võib-olla isegi mitte kõigi sõjajärgsete okupatsiooni aastate sisse. Niivõrd tihe, sündmuste rohke ja kiire on olnud möödunud aasta. Kui möödunud aastal Irvepargis kuulutati välja stalinismi ohvritele mälestusmärgi püstitamise initsiatiivgrupp, siis oli see tohutult julge samm ja sellele, nagu kogu Irvepargi sündmustele, järgnes laimu ja vaenukampaania ajakirjanduses. Järgnesid inimeste maalt välja saatmised ja repressioonid 2. ja 24. veebruaril, samuti 25. märtsil, millal teiste hulgas ka mind lühiajaliselt stalinismi ohvrite mälestusmärgile allkirjade korjamise pärast. Fabritseeriti valesüüdistus ja selle põhjal 19. mai kohtuotsusega temmeldati mind pisihuligaaniks ning trahviti 30 rublase rahatrahviga. Reageerisin sellele avaldusega ENSV prokuratuuri järelevalve osakonnale. Vett aga voolas ja voolas merre.
tõepoolest palju rohkem, kui mahub selle lühikese ajavahemiku sisse kuni juulikuu alguseni, millal sain õigeks mõistva otsuse prokuratuurist. 14. juuniks oli vett juba nii palju voolanud merre, et mälestusmiitingud 1941. aasta küüditatuile ja samuti allkirjade kogumised nii Linda kui ka Tammsaare juures toimusid vabalt, ilma võimude poolsete intsidentideta. Samuti, kui mitte arvestada paari lühiajalist vestlust miilitsa ohvitseridega Raekoja platsil, toimus vabalt ja häireteta allkirjade kogumine vanalinna päevadel. Häireteta ja vabalt sai allkirju korjata ka aprillis Tartus toimunud muinsuskaitsepäevadel. Ja jaanipäevaks Eesti Kultuurfond kuulutas välja konkurssi küüditatute mälestuse jäädvustamiseks. Seoses sellega alates jaanipäevast me lõpetasime veidi ennatlikult allkirjade kogumise. Ennatlikult sellepärast, et konkursi tingimustes oli pakutud ka alternatiivseid variante igavikulisele skulptuursele mälestusmärgile. Me igati toetame Hiiesalude, parkide, haiglate ja muu taoliste rajamist kohtadel. Kuid leiame, et tingimata peab püstitatama ka ajakambale vastupidava skulptuurse mälestusmärgi Tallinna. Selle nõude toetuseks on meil piisavalt allkirju, mis on korjatud kuni jaanipäevani. Sügisel tahame need esitada vastavatele instantsidele. Kui palju on meil allkirju? Pean kahjuks nentima, et meil ei ole veel olnud aega teha statistikat. Oleme olnud hõivatud tähtsate päevakajaliste tegemistega. Olime väga hõivatud, et jõuda välja kuulutada Eesti Rahvusliku Sõltumatuse partei enne tänast päeva. Palju energiat ja jõudu nõudis ja nõuab jätkuvalt piketi korraldamine, et võimendada Tartu vabastamise nõudmist. Üle 6000 allkirja. Siinjuures tänan siiralt kõiki allakirjutanuid ja kaasatundjaid. Samuti tänan teid nende heasoovlike toetusavalduste eest, mille osaliseks sain mina ja minu kaasvõitlejad. See julgustab ja innustab meid. Veel on mul rõõm teatada, et lisaks mälestusmärgile Tallinnas kantakse rahva poolt kokku kivikangur Eestimaa mandri keskmisse Piristverre. Teekäija, matkaja, turist võtab kaasa kivi, mis sümboliseerib tema muret isamaa saatuse ja neile küüditatute kannatuste pärast. See kivi pannakse rahva poolt kokku kantud ja kunstniku poolt kujundatud kivi hunnikusse, mis sedamoodi võib pidevalt kasvada aastast aastasse. Selline on stalinismi ohvritele püstitatava mälestusmärgi seis täna, aasta pärast esimest Hirveparki. Sellised on lood vete voolamisega merre. Öeldakse, et Jumala veskid jahvatavad aeglaselt, kuid kindlalt. Meie teiega tõdeme, et Jumala veskid on hakanud jahvatama kiiresti.
tagasiteed ei ole. Jahvatagu need veskid kiiresti õigluse suunas, sest enam ei ole aega oodata. Dokumendina Ülemnõukogu teatajas ja ajakirjanduses. Fakt. Fakt tuleb tunnistada kehtetuks ja tagajärjed koheselt likvideerida. Eva ja Eesti rahvas on selleks valmis. Järgmisena saab sõna Molotovi-Ribbentropi pakti avalikustamise Eesti Grupi asutajaliige Jüri Mikk. Tere päevast! Tallinnas Pärnu maanteel asub maja, mille 4. korrusel on kabinet numbriga 74. 81. aastal 6. jaanuaril üritasin pääseda sinna. Oli käimas kohtufarss 2 inimõiguslase Jüri Kuke ja Mart Nikluse üle. Oma naiivsusega ma uskusin, et Nõukogude Eesti kohtukorraldus on vähemalt vastavuses sellega, mis seadusandlus ette näeb. Aga ei. Ruumi, kuhu peeti kohut nende 2 vapra mehe üle, lasti tukkuma umbkeelsed KGB veteraanid, et oleks võimalus asjast huvitatutele, kaasatundjatele, sugulastele öelda. Ei saa, kohti ei ole. Kuna tegelikult see kohtuprotsess pidi olema avalik, üritasin nüüd juba trotsist mitmel järgneval päeval istungi saali pääseda. Erariides julgeolekutöötajad, keda loendasin seal 20 ringis, olid valves. Sain irooniliste üleolevate ähvarduste ja ka roppu venekeelse sõimu osaliseks. Anti ka mõista, et selline ebaterve huvi võib oluliselt mu käekäiku muuta. Tunti ka uudishimu, et mis sunnib mind sellisele ebatähtsale sündmusele tähelepanu pöörama. Küsiti, et kas ma tundvat tüüp ja kõhtu. Sellest ajast peale on hakanud üha enam tundma vastikust KGB organites töötavate noorte, tervete ja tugevate meeste vastu. Kes on müünud oma süda ja hinge ideelagedusele, saades vastutasuks välismaa hilbud selga ja ka kindlasti muude privileegide hulgas teatud kõrgemal seismise illusiooni rahva suhtes, keda nad peavad oma teada kaitsma selle sama rahva meelsuse eest. Nüüd on sellest kohtuprotsessist möödunud 7,5 aastat. Järjekindlusega ja ennastalgavusega on julgete meeste ja naiste ettevõtmisel avalikustatud stalinistide kuriteod, mis on lähiminevikus toime pandud Eesti rahva kallal. On tõestatud, et need kuriteod jätkuvad ka praegu veidi rafineeritumal kujul. Palju on veel avalikustada. Võit on juba seegi, et võisime teatud pidulikkusega vastu võtta süütult vangistatuna ja nüüd üldsuse survel vabastatud Mart Niklus. Kahju, et meie keskel ei viibi enam Jüri Kukke, kes pidi oma elu jätma Venemaa vangilaagrisse. Neil 81. aastate päevil vahetult peale nimetatud protsesse kohtusin juhuslikult ühe tuntud teatud mehega, kel antud palju võimalusi esineda televisioonis ja raadios ja kes üldse on püüdnud ennast näidata rahvamehena. Need, kes armastab avalikkuse ees esineda oma vägitegudega viimases sõjas, aga kes muutus üsnagi kidakeelseks, kuuldes minu tähelepanekuid. Vestlusest kujunes välja tema seisukoht. Kõik
tõenduseks olevat meie riigi jätkuv kestmine ja tugevnemine. Teamine aga oli tema argument. Iga rahvas väärib oma keisrit. Meenutagem, et vestlus toimus 81. aastal. Muidugi, seda kena antiikset ütlust võib lahti mõtestada nii kui ka naa. Aga minu meelest on asjatuum selles, et selle aforismivarri on kerge peita oma äraootavat seisukohta ja ka teatud põhimõttelagedust. Kas saab öelda, et laip väärib mõrtsukat, vägistatav vägistajat, kurnatav oma kurnajat? Ei, vaid tibukas ei vääri oma ohvrit ja sama ka vägistaja ja ka kurnaja. Kuna need suhted ei ole kunagi olnud ega ole ka kunagi võrdõiguslikkuse või vabatahtlikkuse alusel paika pandud. Kuid keisri, kui tal jätkub muidugi julgus, soovi ja ausus, on võimalus tõestada, et on keiser, keda tõeliselt rahvas väärib, või olla mitte keiser. Selleks võimaluseks on valikuvõimaluse andmine oma rahvale. Praegust aega nimetatakse murranguliseks ajaks meie maal. Ühtedeks selle murrangulised täheldatakse on ka need samad funktsionäärid, seesama aparaat, kes on siiamaani demokraatiat lämmatanud. Nüüd, kui on selgunud, et sellele süsteemile, mida on aastakümneid eufooriaga ülistatud, varjates tõde või lihtsalt sellest jultunud mööda minnes, vaid vastu küna, mis iga hetk lõenemast nii majandus, sise kui ka rahvusvahelist poliitikat hinnates. Räägivad samad funktsionäärid ka vajadused demokratiseerimise õigusriigi loomise järgi. Ei ole praegu mõtet ümber rääkida, mis on ainuparteiline juhtimissüsteem teinud kurja Nõukogude Liidust ligi 70 jooksul ja minu kodumaal ligi 50 aastaga. Oleme nüüd juba näinud ka krokodilli nutmas. Kas me peame veel usaldama seda, mida tegelikult Eesti rahvas pole kunagi usaldanud? Või kui siis sunnitud tegema nägu, et usaldab? Nii mõrvar, vägistaja kui ka kurnaja saavad ikkagi häbistatud, kui mitte siin ilmas, siis seal. Vanematelt, kes ei kasvata oma lapsi, on võimalus ära võtta vanemlikud õigused. Meenutagem lauset, partija, česti sovest naroda. Kas julgeb see partei, kelle ainujuhtimisel on teostatud rängad eksirännakud, õigemini kuriteod inimsuse vastu väita, et uus partei, kes on sündimas või sündinud ja kelle sihiks on ravitseda kompartei tekitatud haavad rahva hinges, on ebasoovitav. Meenutagem ajaloost, et oli ajajärg, mil natsionaalsotsialistlik partei ei kannatanud enda kõrval teisi parteisid ja milline see viis. Meil aga selline ajajärg kestab tänase päevani. Aeg oleks ajaloost ükskord õppust võtta. Tore, kui Teemis asub elama Eestisse. Tore, kui Teemis asub elama Lätisse. Tore, kui Teemis asub elama Venemaale. Teemist vajavad kõik ikestatud rahvad. Elagu mitmeparteiline süsteem, mis garanteerib demokraatia võidukäigu ükskord ka meie kodumaal. Lisa. Tähendab, aga millegipärast kohalikud riigijuhid ja Moskva isandad ei taha mitte kuidagi aru saada, et siin on tõepoolest rahvusvahelist õigust rikutud ja ei taha oma vägesid Eestist välja viia. Tähendab, rahvusvahelist õigust on rikutud Eesti okupeerimise puhul 5 põhipunktis. Esiteks, kaudne agressioon 39. aasta lõpul, kui toodi sisse vägivaldselt Nõukogude väed. Teiseks, täielik okupatsioon 40 aasta 17. juunist alates, kui toodi üle 80 000 Nõukogude sõduri sisse. Seejärel täieliku okupatsiooni tingimustes nukuvalitsuse püstipanek, ebademokraatlike valimiste läbiviimine ja ebademokraatlikult valitud parlamendi ebademokraatlik otsus ühineda Nõukogude Liiduga. Legendaarse väejuhi marssal Mannerheimiga suutis purustada Nõukogude agressorite väed ja seega Soome Vabariik säilitas iseseisvuse.
riikidel tõepoolest ei olnud sellist sõjalist jõudu vastu panna, kuivõrd vastupanu oleks viinud hävingule Balti rahvused. Seepärast tuleb lihtsalt praegusel hetkel nõuda okupatsiooni lõpetamist Eestis ja teistes Balti riikides. Okupantide viimane salarelv Moskva, Aljošini ja teiste eestvedamisel on nõnda nimetatud internatsionaalne rinne, kes nõuavad venelastele erilisi õigusi. Neid õigusi võivad nad nõuda Venemaal, oma kodumaal. Sellepärast soovitame kallitele migrantidele, et las nad pöörduvad oma kallile Venemaale tagasi, ajavad samakonnil, laisklevad ja elavad nii, kuidas nad ise heaks peavad. Minul jäi selline kahtlane mulje, et mõningad kõnelejad arvavad, et see suur Vene impeerium, see tohutu koloss, et see pidavat veel ikkagi kuidagi seisma. Minu arvates ta variseb lähemate aastakümnete jooksul täielikult kokku. Tähendab, tekkis mõningane arusaamatus selle impeeriumi eksisteerimise hea suhtes. Tähendab, majanduslikult, välispoliitiliselt peaks ta tõenäoliselt palju rutem kokku varisema. Aga me peame arvestama seda, et selle Vene impeeriumi põhiline löögirosikas, kantsik, on ikkagi ju vene rahvas, keda on kasutatud väikerahvaste alla neelamiseks, mõnitamiseks ja hävitamiseks. Tähendab, kui enne esimest suurt ilmasõda oli Vene impeeriumis venelasi umbes 75%, siis praegusel hetkel on venelasi jäänud 44% ja arvestades seda tohutut iivet Kesk-Aasias, siis lähema 20 aasta jooksul võib venelasi jääda järele ainult 25%. Tähendab, nad lahustuvad asiaatide sees ära ja see tähendab seda, et mitte asjata